Ja meil on rõõm näha punkris külas Sven Kivisildniku, kes varjab oma tegelikku nime ja palet. Anonüümseks jääda soovib Sven Kivisildnik. Räägi, kas sa nüüd astud Ku Klux Klanist välja, et nende paganama pededega mitte teie rituaale koos teha või? Ma ei ole veel jõudnud, ma olen lihtsalt väga hõivatud oma kirjatöödega, et ma ei ole jõudnud liikmeks astuda. Ja ma ei tea, kuidas üldse käib, kas seal on soovitajaid vaja, Kirjanike Liit on vaja umbes jämedas joones 2 soovitajat, 2 raamatut, ma ei tea, kas seal on vaja 2 laipa, aga nüüd ei tea, milliseid laipu. Et ma olen veidi segaduses, et las selgub, küll me siis vaatame. Ma kardan, et see asi läheb ainult segasemaks kogu aeg. Aga milliste organisatsioonide kuritegelike või vähem kuritegelike organisatsioonide liige sa veel oled? Peale Kirjanike Liidu? Ma olen, kuidas see on, üleliiduline kommunistlik noorsooühing, selline terroriorganisatsioon, selle liigest. Ma olen üks väheseid, kes ei ole välja astunud. Olen liikmemaks kõrvale pandud, kui tuleb õigustatud nõue koos viivisega võin ära maksta. Kõik on, ma olen tõesti, olen selles mõttes olen veel kommunist natuke. Aga kas sulle ei tundu, et näiteks Eesti natsid on täielikud bussid ja nad ei saa ju mitte millegi hakkama. Aeg-ajalt seal Pirogovi mäel annavad mingile murjamile kitli peale. Seda pole ka tükk aega olnud. Ja seda pole ka enam tükk aega. Neid pole nähagi. Pangu midagi mõistlikku põlemat. Kuidas sinu suhtumine on Eesti natsides? Anna hinnang meile. Eesti nats ei saa kontekstist välja kiskuda. Vaatame laiemat pilti, vaatame Eesti Vabariiki, seda äpardunud, mandunud, vaest ja rumalat ühiskonda. No mida sa sellelt ühiskonnalt tahad saada? Tal ei ole ju ühtegi nagu sellist väärikat väljundit. Vaata Eesti filme näiteks, kas see on tore? Ma küsin, kas see on tore? Vaata soparomaane, mida inimesed loevad. Mingisugune kompleksides psühhiaater põrutab ullikest. Ja see on kõik, mida nagu ühiskond suudab pakkuda ja tarbida. See on niivõrd küündimatu, ja häbiväärne. Kes selles süüdi on? No kes on süüdi? Kes on süüdi? Ideoloogia. Mitte ideoloogia, vaid filosoofia, maailmavaade ja laiemalt kultuur, eks ole, filosoofia, poliitika, religioon, kõik need asjad on kultuuri erinevad kihid, erinevad komponendid. Üldiselt on tegemist kultuuri kaugusega, ebakultuursusega ja kui me selle kõik nagu kujundlikult kokku võtame, loomastumisega. Ja see on halb eeskuju loomariigist. Ära ole nii negatiivne. Ei, ma ei ole negatiivne. Kas sa midagi positiivset võiksid ka meie ühiskonna kohta öelda? Vaadake mind, on ääretult positiivne. Näiteks mul ei ole mitte midagi ette heita kellelgi. Konkreetselt on näited. Olen kirjutanud raamatuid, need on oivalised, need on isegi bestsellerid, need on suurepärased. Tehke järgi. Lugege kas või, kui te olete õppinud selle kunstikoolis selgeks, ma tean, see on eksootiline võime tänapäeval, no saate aru, siin on tähed sees. Kas need on 3 sama raamatut? See on sari, see on kriminaalromaanide sari, selle sarja nimi on, suudan meenutada ja isegi lugeda, Eesti eriti veriste Eesti Vabariigi kriminaalromaanide sari. Eriti verised, ma rõhutan, verised. Aga kas seal seksuaalset vägivalda ka on? Igas endast lugupidavas romaanis peab olema 3 komponenti. Seks, vägivald ja maagia. Ja need on kõigis 3 teoses nagu olemas, 100%. Ja mida teos edasi, seda nagu rohkem neid tuleb. Mitu protsenti nendes raamatutes on sinu enda elukogemust? Elukogemus. Seal on praktiliselt 100% on elukogemust, aga ütleme, et need episoodid ja tegelased, siin on mõnikord on nad oma nimega, väga sageli ongi nad oma nimega ja need episoodid on väga sageli autentsed. Aga ütleme nii, et see juhtum näiteks ei juhtunud Tõnis Kahuga ja see ei juhtunud, eks ole, selle teise tüübiga. Aga episoodid väga sageli ongi, väga nagu eluline põhi on all. Viimane raamat kannab pealkirja, mis Lolita? Visa Ing Kilingi Nõmmelt on see sari, eks ole. Visa Ing Kilingi Nõmmelt, me kirjutame seda Valga kõige suurema kirjaniku Anmaniga. Saab kiiremini, 2 nädalaga saab romaani valmis, muidu kirjuta 4 nädalat nagu loll, eks ole. 2 nädalat vaba aega, kui 8 kirjutad, see juba näitab taset. Ja teine asi on see, et väga tähtis on kolklus. Eesti kirjandus on kolklik. Põllud, mingisugune Tammsaare, väike Illimar, jälle mingisugune külaelu, külaelu ahistus. Nagu Eesti film. Ja hullem veel. Aga me Anmaniga oleme ikkagi toome sisse globaalse elemendi. Globaalse elemendi, mis näiteks viimases osas on Donetski sündmused, ütleme Ukraina elu ja kõige kummalisem on see, et uskuge või ärge uskuge, võtke see teine köide kätke, lugege
jätke meelde, lihtne, teine köide, teine peatükk. Sinine raamat, ütle lihtsale inimesele lihtsamalt. Sinine, sinine. Et lugege sinise teist peatükki. Peategelane läheb Ukrainasse ühe eriti ohtliku demokraatide rühmituse nagu nõustajaks, vale passiga nagu Hollandi kodanik läheb sinna, tema töö on tappa, põletada, vägistada, korraldada väiksemaid terroriakte, ühesõnaga demokratiseerida Ukrainat. Aga veider on see, et see raamat on kirjutatud mitte eelmisel suvel, vaid üle-eelmisel suvel ja ilmunud enne eelmisi jõule, kui mingisugust Maidanit ega asja ei ole olnudki üldse. Mis näitab, et Anne on ikka see, mis jõuab oma ajast ette. Kas või üks aasta. Nagu sa ise ütlesid, et kuna see on nagu sinu elust maha kirjutatud, siis järelikult sinu elu koosneb seksist, vägivallast ja maagiast. See on see maagiline element. Ukrainast 8-aastane tüdruk kohvris, keda ta siis hakkab siin ära kasutama. Et kelle elust see välja võetud on? See on ühe tuttavaga juhtub. Inimesed ju käivad ikka välismaal tööl, eestlased käivad välismaal tööl ja mul on palju tuttavaid sõdureid ja selliseid asju, et seal ikkagi teatavad sellised palgasõduri analoogid on, jah. Aga me läheme siit edasi ja meil on külalisi täna veel tulemas.